neid on aegade jooksul olnud erinevaid, aga hetkel ma ütleks ööbijänkuk. Meil on kodus selline kokkuleppe abikaasaga, et kes esimesena ärkab, see söödab kassi. Et tavaliselt ma ärkan varem sageli. Tööga arvuti taga. Jällegi neid on palju, aga võib-olla see, et ükskord mängisime korvpalli ja ma tabasin 3 punkti viske. Mul väga harva õnnestus. Päikese. Korvpallis üldiselt ja üldse pallimängudes. Võib-olla see, et kui ma olin, ma olin 4,5 ja vend oli umbes 2-aastane. Et vanemad läksid vist korraks, ma ei tea, kas kööki midagi tegema ja nüüd kesti nagu öeldakse vennal silm peal hoida. Ja vend hakkas kasutama tugitooli batuudina. Mul tekkis isegi, tähendab see, et ma näiteks ohutunne, et ta hüppas nagu järjest kõrgemale, et ta võib kukkuda, siis ma mõtlesin, et kas pean ta kinni ja mõtlesin, et siis ta hakkab kindlasti karjuma ja vanemad ütlevad, et nii, jälle kiusad väiksemat ja edasi. Lasin ta edasi hüpata ja juhtus see, et ta kukkus ja murdis käeluu. Aga selle eest ma nagu riielda väga ei saanud, sest ilmselt vanemad said aru, et 4-aastast ei ole mõtet panna 2-aastaselt järele vaatavad. Ega üldiselt ei aja, aga võib-olla see, et kui keegi sõidab must mööda ja siis jääb nagu ette ja siis ma pean hakkama nagu kiirust vähendama, siis mul tekib tõesti sõnne, milleks. Praemuna peekoniga või omlett, kohupiim ja kohv. Ole see, kes sa oled. Ära püü olla keegi teine. Jaa. Võiks öelda, et minu esimene asi, mis võib-olla on käsitletav teaduspublikatsioonina. Et see oli kunagi ühes üliõppestööde kogumikus, see oli teoreetilise mehaanika valdkonnast. Aga hiljem ma olen näinud muidugi teise valdkonda ja ütleme niimoodi, et ma olen tegenud erinevate asjadega, aga mille nagu viimasena olen tegenud, on organisatsiooni improvisatsioon. See on improvisatsiooniline käitumine organisatsioonides. Tegelikult ma ei oska eriti midagi, aga koolipõlves oli meil bänd ja alustasin basskitarriga, siis tuli kitarr. Ütleme niimoodi, et kui täna keegi küsiks, mida ma kõige paremini suudaks mängida, siin see klahvpille. CD, sest vinüülimängija kuna enam ei ole ammu. Mobiiltelefoni ilmselt vist on mõte. See oli aastal, ma arvan, et see oli aastal 1995. See kaalus umbes 300 grammi. Või rohkem lihtsalt natuke vist. Võib. Jah, jälle, et kus ma kõrgab oskan. Eesti keelega saan hakkama, inglise keelega ka. Vene keelt ka ikka veel enam-vähem mäletan, soome keelt suuliselt, aga mitte kirjas kahjuks. Kunagi Jüri Allik, psühholoog, üks Eesti enim tsiteeritud sotsiaalteadlane, tegi ühe ülevaate Eesti sotsiaalteadlastest, kes on vähemalt 100 korda tsiteeritud. Et see oli umbes 5 aastat tagasi või rohkem, kui ta selle ülevaate tegi. Et siis ma sellesse ülevaatesse ei satuks, aga täna ma läheks ka seal. Ma arvan, et ikka tahaks internetti. Facebooki mul ei ole, ainuke, mis sellest läheb, on siis LinkedIn ja ResearchGate.
Paraku see on ilmselt 1986, Tšernobõl, ma olin seal suvel. Euro. Elanud ei ole pikemalt. No eks neid ka, aga võib-olla jah, kõige rohkem autojuhiks. Ja mida sa arvad tänadest? Saaks hakkama. Aitäh, Harri, et võisid aega vastuta 25. Olge hea. Nägemist.